meie Maie, no kes siis Kuke Maiet ei tea? Ma kirjutasin selle teksti samal ajal, kui Maie oli telekas. Nii et sa ise ei teagi või? Televiisoris oli. Kui ei ole Maie, siis on Ande, kui ei ole Ande, siis on Andres ja kui ei ole Eesti Televisioon. Ja kui ei ole teil aega televiisoris olla, siis ma käin ise vahepeal ja siis on jälle Maie. Ongi selline perekond. Ta oli jälle televiisoris ja vaadates äsja just viimast saadet, kus ta rääkis hobustest. Üllatus, üllatus. Oli tajutav suhtumine. Saatejuhi puhul oli näha, et tal ei olnud vaja saadet juhtida. Maiest mõne dokumentaali või teemasaate tegemine on kindla peale minek. Ta ju räägib ise ja see kostab, eks ju, Kirnas Tartusse. Esiteks on ta omal alal Eestimaa, aga torikate asjus tegelikult maailma tipp. Teiseks on Maie eriliselt kaunis, tõsiselt ja mahlakalt karismaatiline. Hea näidata, kena, vaadata, ainult ennast sõimab kogu aeg. See ei ole hea. Kolmandaks on ta reaalne kinnitus. Umbrohi ei hävine. Ja see on nii lohutav näha, et ta peab kõik vastu. Siis peame meie ka. Läheb ühel hästi, läheb kõigil paremini, teate küll. Meie mõttekaaslased, pommikindlad kaasteelised, teame, mis kõik temaga on juhtunud. Kus juures pooli Maie katsumusi me tegelikult ei tea ka, sest me hoiame oma jamad viimase võimaluseni endale, et teistele mitte tüli teha. Teate küll, milline ta on, jah? Alles siis, kui mõni katastroof ei lase hobuste heaolu ees seista, tema nii muu seas vihjab. Mu vana auto läks kraavist otse Romulasse. Noh, ma olen jälle kodutu. Aga seda on mu elus juba nii mitu korda juhtunud, et ja siis ta ütleb vaikselt hi-hi. Ma jäin hobuse ja seina vahele, nüüd on natuke sedamoodi, et kusjuures tegelikult on asjad hullud, aga ta vaikib viimase võimaluseni, kui räägib siis sosinal oma hädadest ja ta tuleb vägisi aidata, teate küll. Seda mutti abistada on õudselt peenkunst. Lubage toostiks loetleda vastavalt sellele, et see Jääramoor on sündinud 9. kuupäeval, tema 9 olemuslikumat omadust. Esiteks, meie Maie on südamega sees ja kõik on tal südames sees. Mingit poole vinna värki ei ole. Teiseks, pedaal ja pendel alati kirglikult põhjas. Kui rõõmustab või vihastab, siis täiega. Kolmandaks, kui miski vihastas, ja oli ära. Käärima ja vinna pidama ei jää, mitte iial. Ei ole nagu õige eestlane, eks? Neljandaks, Maiel on piisavalt põhjust pühenduda usaldusväärsetele suurtele hobustele, eks ole. Elu on talle seda põhjust andnud küll, aga inimesed on ju nii ilusad ja head. Viiendaks, piiritu andestamise ja puhtalt lehelt jätkamise võime kehastus on tema. Maie on üleni ema. Teate küll. Kuuendaks, perekonna loomise kunsti hobuste kaudu valdab ta juurtest latvadeni ükskõik mis kell.
ükskõik millise ilmaga, kui kellegi tallis meil mingi jama on, ta tuleb kas või jalgrattaga appi. 7. kodu loomise oskus. Uuesti ja uuesti väärib maie pealt õppimist. Reeglina sünnib olude sunnil üks kodu teise järel, päriselt ka, ei millestki, aga seal, kuhu maie on kodu loonud, seal on Jumal alati kodus. 8. kehastunud armastus on see naine üleni. See ta kõigest läbi toobki alati 100 aastani vähemalt. Ja 9. nagu täna see kuupäev meil on kaunitar, meie maie on 70-aastane. Aitäh! See ükskord ja see on väike naiselik värk, eks tehke järele, austagem ja hoidkem silm igaks juhuks nii maiel kui üksteisel peal, et maie ei varjaks jälle, kui mingi jama on, ja et me keegi ei varjaks, kui on häda, et me ütleksime seda üksteisele, sest tänu maiele meie olemegi perekond. Prosit!